Aitäh Sissi Benita ja Oliver selle imelise etteaste eest. Aga nüüd on meil stuudios järgmised külalised. Selleks on paar, kelle jaoks Eesti rahva ja rahvuse kestmine on südameasi. Nad on olnud koos pea 60 aastat. Neil on 2 last, 6 lapselast, 2 lapselapselast. Nad on alati olnud üksteisele toeks ja nad olid esimesed ID-kaardi saadjad. Üks neist nägi, kuidas president Konstantin Päts käis omal ajal Saaremaal. Daamid ja härrad, president Arnold Rüütel ja Ingrid Rüütel. Tere õhtust, tere tulemast stuudiosse. Kõigepealt me tahaksime vaadata, mida räägivad meie saatekülaliste kohta, sealhulgas ka teie kohta lapsed. Ja uskuge mind, lapsed räägivad reeglina hästi. Vaatame, mis neil öelda on. Äkki neid pildistatakse? Nad tavaliselt koos magavad ja koos söövad. Või äkki neil on sünnipäev? Nad vahepeal tülitsevad, aga ma arvan, et nad ei tülitse ka vahepeal. Nad saavad vahepeal läbi küll. Või äkki nad lähevad kohvikusse või muuseumisse või neile võiks meeldida koos olemine, sest nad on pere. Või nad lähevad maju valima. Ma soovin, et nendel ei oleks nii palju tööd. Ma sooviks, et neil oleks terve riiul raamatuid täis, kus mõnedest räägivad lastest ja Eesti president Kaljust ja Päkapikkust ja et oleks niisugune lasteraamat, mida lapselaps saab lugeda. Ma kingiks naisele lilled ja mehele raadio. Härra president ja proua Ingrid Rüütel, me täna räägime sellest, et me tänases saates soovime head ja me peakski rohkem Eestimaal head soovima üksteisele. Mis on teie arvates headus ja kuidas ta nüüd ajas on muutunud? No võib-olla kõigepealt meenub sellest tulenevalt lapsepõlv ja minu lapsepõlv oli külakogukonnas külas ja sellest tulenevalt tulevadki meelde need ajad, kuidas toetati üksteist ja aidati üksteist ja nii edasi. Aga konkreetselt Kuressaare-Kuivastu maanteed ehitati ja remonditi ja osa töölisi elas minu ema vanemate talus majas. Ja millegipärast juhtus nendel õnnetus ja maja põles maha nende seal tegevuse tulemusena. Aga saime naabri juures saadi siiski siis elada edasi ja siis küll ise oma metsast toodeti palke, kes aitas ühe, kes mitme palgiga ja niimoodi taastati maja. Ja see ei oli mitteomane olnud ainult meil, vaid ühiskonnale tervikuna nendel aegadel. See abi, mida ühiskond annab niisuguses hea tahte korras, eks ole, kindlasti oleks tore, kui see oleks veel suurem. Nii et me täna võiks võtta neid natukene hädasolijaid oma kogukonda, miks mitte, nagu teie nooruses see oli? Jah, ma arvan küll. Proua Ingrid. Kui jutt oli siin nüüd headuse mõistest, siis ma arvan, et see mõiste kui selline võib-olla ei ole aegade jooksul väga palju muutunud. Küll aga need väärtused, mis on selle hea ja halva aluseks, mida mõistetakse hea ja halvana, see on kindlasti muutunud. Samuti need, headus on alati seotud aitamisega, nagu siin oligi juttu, ja need abistamise vormid on ka muutunud. Näiteks vanasti olid ikka üsna kindlad reeglid ja piirid. Ja sa ei tohtinud olla ühiskonnast väga erinev. See oli taunitav, see oli juba nii-öelda liigi enesesäilitamise huvides. Niimoodi, tänapäeval me aktsepteerime erinevusi. See on täiesti erinev.
aga mis on ikkagi ka muutunud, ütleme käitumine. Ja siin selliseid selgeid piire ei ole tänaseni olemas. Vanasti olid need kindlamad. Kus maalt me aktsepteerime mingit käitumist, kus maalt mitte. Päris lõpuni kõike aktsepteerida ju ei saa. Me ei saa ju aktsepteerida kuritegevust, narkomaaniat, sadismi, kindlasti mitte. Aga ka need ühiskondliku abistamise vormid, no vanasti nii eestlastel kui ka paljudel rahvastel olid talgud. Tööd tehti ühised, inimesed olid kõik ühtemoodi vaesed ja tegid ühtemoodi siis koos tööd. Aga tänapäeval meil on rahaühiskond ja kuidagi pääse sellest, et paljud asjad vajavad ikka raha ja päris suuri rahasid. Ja meil on tekkinud Eestis päris toredad ühiskondliku abistamise vormid, näiteks mitmed fondid. No ma ise olen näiteks Rahvuskultuurifondi nõukogu liige, meil on üle 100 allfondi ja hiljuti oli just meil see stipendiaatide austamise tseremoonia ja tore oli vaadata, kui palju meil on toredaid, ilusaid, andekaid ja tublisid noori inimesi. Aga samuti mulle väga meeldib, viimasel ajal oli väga levinud selline massiline annetamine, kus igaüks võib annetada vähekese, kas alates 5 eurost, aga näiteks meil Rahvuskultuurifondis võib annetada ka 1 euro. Ja mõtelge, kui 1 miljon inimest annetab eurot, siis on ju koos juba 1 miljon eurot. Ja niimoodi saame väga paljusid aidata ja see toimib väga hästi. Tuleb teile meelde hetkel lühidalt üks asi, mis on tänases Eestis hästi. Meil räägitakse igapäevaselt, et võiks seda parandada või midagi veel parandada, aga mis on just täna hästi? Miks te olete rõõmus täna Eesti üle? No ma arvan, et Eesti saab praegu küllalt palju ära teha selleks, et oma ühiskonda nii sotsiaalselt ka kui majanduslikult tasakaalustada. Ja samme ongi kas või viimasel ajal selleks küllalt palju tehtud ja ma usun, et see annab oma positiivseid tulemusi, aga seda oleks veel enam vaja. Proua Ingrid? Kui rääkida sellest, mis on hästi, siis mina võin küll öelda, et minu meelest meie kultuurielu on ikka päris heal tasemel, päris laiaulatuslik ja noh, ma räägiksin nüüd ütleme eelkõige muusikaelust, millega ma olen ise rohkem seotud, aga see ongi valdkond, mis on nagu Eesti rahva seas nagu kõige populaarsem. Meil on väga kõrge professionaalse muusikatase, no rahvuste vahel sealt kõik teavad Arno Pärti, Neeme Järvit koos poegadega, aga meil on samuti väga palju teisi nooremaid heliloojaid, interpreete, kes on ka rahvusvaheliselt hinnatud, aga ka minu meelest see rahvusvaheline hinnang ei olegi mitte kõige olulisem. Olulisem on see, mida nad annavad Eesti rahvale. Ja meil on ka väga oluline ja väga laiaulatuslik ja ka heatasemeline rahvakultuur. Me teame, et meie Kihnu kultuuriruum, Setu Leelo, rahva tantsu- ja laulupeod on UNESCO pärimuskultuuri esindusnimestikku arvatud ja see kõik on kindlasti hästi ja kui kedagi noorematest muusikutest nimepidi nimetada, siis mina nimetaksin Rasmus Puuri, kes on meie viimase laulu tantsupeo idee autor ja teostaja ja üldjuht. Aga ma sooviksin ka kõikidele inimestele Eestis rohkem mõistmist ja vähem hukkamõistmist. Igal juhul ma soovin teile fantastilist uut aastat, tugevat tervist ja jätkuvat reipust ja elurõõmu ja loomulikult kõikidele meile vaatajatele ka. Meil on üks üllataja, kes tuleb siia lavale. Ma arvan, et ta nii väga üllataja teie jaoks ei ole. Mina ütleks, et see daam on nagu 10 000 volti. Ma ei ole kunagi näinud ühtegi inimest saalis, kes jääks istuma. Vaatame, kas täna jäävad inimesed istuma siin salvestusel. Igal juhul mul on hea meel väikeseks sõnavõtuks, pühenduseks ja seejärel väikseks lauluks siia lavale paluda ei keegi muu kui Heidi Tamme. Aplaus! Kallis Ingrid ja Arnold Rüütel, meie presidendipaar. Ma pean tunnistama, et täna on minu elu üks õnnehetk. See on üks õnne tipp. Ja ma arvan, et kodudes ja siin saalis ühinevad inimesed minuga. Näha sellist paari, kes on õnnelikult vallatud ja noored, elanud ja viinud meid edasi ja andnud meile ilusat eeskuju. Kes on vallatu ja noor, laulab kindlasti kaasa. Aeg annab kõik ja kõik ta võtab ka. Ning iial kaugel
hoogsamalt veel. Ja veel hoogsamalt. Ma ei kuule. Ja läks. Aeg annab kõik ja kõik ta võtab ka. Kuid kallis aeg ei keela silma vaadata. Võib olla siis just